ja imeilusad aasta viimase esmaspäeva hommikut. Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast tagasi kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Ja selle aasta viimast. Jaa, issa ma mõelnudki selle peale niimoodi. Ühesõnaga, kõigepealt väike small talk moment. Kõik, kes meid visuaaliga vaatavad, siis ma olen Viki sallis, sest ma olen väga väsinud ja ma ei jaksanud väga vaeva näha täna. Aga Victoria on seest kasukaga, nii et seepärast meil on siuke väike erinevus. Aga mul tunne, et seda peab nagu ära adressima. See on natuke naljaks välja meie kõrvuti nagu. See ei ole kasukas, see on sellepärast, et me salvestame 2 episoodi järjest ja sul vist läks kiireks lihtsalt teise outfitiga. Ja mul oli külm ja siin mul on nüüd mugavalt su sall ümber. Tegelikult on päris mugav isegi. Sa võid nüüd teha episoodi sissejuhatuse. Sa oleks pidanud lisama selle kapteni mütsi. Ei, ma arvan, et mitte. Liigume edasi. Aga tänase episoodi teemaks on meil horoskoobid. Mina olen juba pikalt mõelnud, et ma tahaks sellest rääkida, aga ma arvan, et nüüd on just kõige sobivam aeg, sest on täpselt aasta lõpp, ehk me hakkame rääkima ja analüüsima selle aasta horoskoopi, et mis selle aasta kohta ennustas ja kuidas reaalselt nagu täppi läks. Jaa, mul on tunne, et nagu ma alati loen horoskoop aasta alguses, aga ma ei tule kunagi selle peale, et lugeda aasta lõpus uuesti. Nagu ma mäletan ainult mingi paari märksõna, nagu kui see neidki on ju. Aga muidu ma kunagi ei ole lugenud tagasi, et kas see käis selle aasta kohta. Seega minu arvates see on ka mega põnev, ma ka ei ole seda varem teinud. Ja siis kohe loeme ka otsa järgmise aasta horoskoop enda kohta. Ja kommenteerime. Siis, et mis ma arvan, et kui täppi see läheb meil. Okei, minu meelest võiks rääkida alguses üleüldse horoskoopidest. Ma tahaks täiega sinu, sest sina ei ole kunagi varem horoskoopidest nagu väga vist rääkinud. Nagu ma sain täna teada, et sa oled sõnn. Nii, et ma sain täna teada, et sa oled skorpion. Kuigi ma arvan, ma vist varem teadsin seda ja kui sa oleks öelnud, et ma pean midagi pakkuma, siis ma oleks seda pakkunud. Okei, sest nagu mina olen, meie kogemus, selle segmendi nimi on nüüd meie kogemus horoskoopidega. Mina olen väga nagu, ma followin Instas ühte skorpionite page'i, siis ma sealt loen neid vahepeal ja ma olen täiega selline horoskoobi inimene, aga mitte isegi sellepärast, et ma nii südamest usuks, et see on tõsi. Aga minu meelest see on nii põnev teada nagu, mis tähtkuju keegi on ja siis selle järgi natuke ennustada. Nagu see on nii põnev. Alati, kui ma nõuemisiga tuttavaks on, ma küsin alati kuidagi äriveri, mis tähtkujust need on, sest see minu meelest nii huvitav. Ja nagu, isiklikult ma arvan seda, et isegi nagu horoskoopide lugemine, see on see, et kui sa loed enda oma, sa nagu näed sarnasusi, aga samas ma lugen teiste omi ja siis järsku tunduvad nagu need ka mingist otsast tõesed. Nii et see on täiega selline uskumise asi, aga samas see on nagu pool lõbu minu jaoks. Minu meelest see on nii huvitav, nagu eriti neid ennustusi näha ja nii edasi. Ja minu jaoks on ka pigem nagu meelelahutus. Mulle meeldib aasta alguses, ma ei mäleta, mis leht seda teeb, aga keegi annab välja siukse hästi põhjaliku niimoodi, et iga selle tähtkuju kohta on nagu pool seda suurt ajalehte, ehk see nagu jube pikk ja iga aasta mu vanaema ostab selle, loeb läbi ja siis toob mulle, meie perele nagu selle. Kahjuks mul ei tule meelde see, aga me oleme alati seda teinud ja siis aasta keskel on see, et kui ma käin juuksuris, siis seal on alati need ajakirjad ja siis ma tean, et ma iga kord võtan meelega Anne ja Stiili, sest seal on iga kuu horoskoop on seal lõpus. Seega, kui ma 2 korda aastas juuksuris käin, siis ma nagu seda kuu horoskoopi vaatan huvi pärast. Vahel on sattunud, ma olen täpselt kuu lõpus ja siis ma saan nagu analüüsida, et kui täppis üldse läks. Aga muidu ma ka nagu aktiivselt neid ei vaata, see on ka lihtsalt enda huvi pärast, mitte et nüüd selle järgi elada, aga üldiselt või nagu see nii oleneb, vahel ma tunnen, see läks täiega täppi, aga osad on nagu vaatan, et üldse kuidagi ei lähe, et see nii oleneb. Ma seda Skorpioni Instagrami lehte hakkasin jälgima mõndaga tagasi ja nad teevad igapäevaseid. Kas see on mingi Eesti või ma ei ole üldse teadlik. Usast on see naine, vist nagu Scorpio Mystique on selle nimi, lihtsalt ongi nagu ingles keeles. No ühesõnaga, iga tähtkuju kohta on mingi leht, ma kujutan ette. Ja siis seal olid igapäevased ennustused, on ju. Aga siis oli see, et kui seal oli kirjas midagi mu päeva kohta, et alla, täna ei lähegi paremini või nii, siis ma otsusin, et ei ole hea lugeda neid enne päeva, sest sa häälestad ennast selle järgi, et ma loen neid nagu pärast, kui üldse. Ja nüüd ma väga aktiivselt ei ole enam lugenud, aga ma teen kogu aeg seda, et on keegi uus inimene mu elus ja ma kohe küsin, et nagu, mis tähtkujust sa muidu oled. Ja mul on telefonis kaamera rollis seivitud nagu Eesti mingilt horoskoobi lehelt nagu siuke ülilühitutvustus iga tähtkuju kohta. Et esiteks, millal on sünnipäev on, kui ma juhuslikult tean sünnipäeva, mitte nagu tähtkuju. Ja siis mis nende mingi need märgid on, kellega neil on sobivus, kellega neil on mitte sobivus, kellega erilised tunded, kõik mingi sellist saad. Minu meelest see on nii põnev. Aga nagu ma reaalselt nagu tegelikult ei usu, et see nii nagu täpne on, aga see on minu meelest nii huvitav lihtsalt. Aga kas see on siis nii, et iga kord, kui sa nagu tutvud uue inimese, kes sa vaatad selle nagu läbi, et näha, kui hea sobivus sul temaga on või? No ma vaatan
pool huviga ja samas nagu ma ei tea miks, aga praegusel nagu hetkel 9 juhul 10 on see keegi, kellega mul ametlikult sobivust ei ole. Aga kas see on sind kunagi nagu niimoodi ka mõjutanud, et sa vaatad, et näiteks sul on temaga just kõige halvem sobivus, et pigem nagu ala mingi peaksite tülitsema või nii ja siis sa nagu mõtled, et ma ei tea, kas ma üldse siis viitsin temaga suhelda? Sellepärast, et mul meeldib see mentaliteet, et mis on need erandkinide reeglid või midagi sellist on ju. Ja see on see, et toon näite enda tähtkuju kohta, et skorpionid ei saa läbi jääradega, aga mu ema on jäär. Nagu, et ja ma tean ülipalju siis skorpione, kelle parimad sõbrad on jäärad. Nii et see on nii nagu kahe otsaga siis, see on nagu, ega ma jätaks kunagi kellegi suhtlemata sükse pärast, aga minu meelest see on nii põnev nagu lugeda või nagu, ma follow nüüd teist horoskoobi lehte ka, kus on nagu, ma proovin mõnda näidet tuua, näiteks mingi kõige stiilsemini nagu listitud ja siis nad panevad kõik tähtkujud seal erinevalt või mingi, kui armugade on see tähtkuju, see on protsentidega, nagu nad panevad suht suvalt, ma olen päris kindel, aga seda on nii huvitav vaadata, siis ma vaatan ennast, siis ma vaatan oma mingi parimad sõbrannasid, siis ma vaatan sealt mingi kõike, kelle tähtkujud mul meelde tulevad. See kõlab üliägedalt. Mis selle lehe nimi on? Oota, ma kohe vaatan mingi horoskoptik vist või? Ka ma pean pärast nüüd lisama endale, see kõlab üliägedalt. Ma kohe vaatan. Horoskoptik, ma olen päris kindel. No siin ei ole levi. Ühesõnaga, paneme sinna episoodi kirjeldusse selle. Aga seal on nagu pool mingi naljaga ka, et see on nii põnev, ma vaatan kokku aeg neid. Seda oleks just nagu äge mingi sõpradele saada või keegi, kes on just seal sees, vaata, sa tunned, et see nagu... Ma saadan kogu aeg neid oma sõpradele. Vahepeal saatsin rohkem, nüüd ma olen tagasi tõmmanud, kuna kedagi teist väga vist ei huvita. Aga ei üleüldiselt, see on nii põnev, sest nagu ma arvan, et kus asi sai algus oli see ka, et mina olen skorpion, mu vanaisa on skorpion, mu onu tütar on skorpion ja mu onu on skorpion. Ja siis meil on kogu aeg olnud see nali, et meil on nagu skorpionite pere ja siis mu ema on jäär ja siis see on nagu siuke moment on alati. Ja sellest saadik ma olengi nagu teadnud, et ma olen skorpion ja ma olen musta tuliobuse aastal sündinud, et ma peaksin mingisugune hull peast olema. Ja see nagu väiksest saadik on siuke nagu pool nali olnud ja siis ma lihtsalt üks hetk hakkasingi lugema neid lihtsalt. Mul on sama, sest ma olen sõnn ja draakoni aastal, mis tähendab, et ma peaks olema nagu topelt siuke nagu tuld täis. Mu nagu see vanemad ütlevad, et kui ma lähen närvi, siis ma purskan tuld. Et ma olen nagu... ma isegi esmapilgul ei mitte nõustuks, nagu täitsa nõustuks nendega. Ma just ütlesin ei mitte nõustuks, selle asemel, et öelda, et nõustuks. Aga nagu mitte halvas mõttes, ma mõtlen nagu üleüldiselt. Aga see on nagu nii põnev. No ühesõnaga, ja tähtkujudega mul muidu on see, et ja mulle meeldib ka lugeda enda tuttavate kohta, aga mitte horoskoopi, vaid pigem ongi just see tähtkuju kirjeldus, et ala mingi parim sõber või kuti kohta nii, et neid paremini tundma õppida, sest nad nagu, ma ei tea, keeruline minu arust inimeselt küsida, et mingi iseloomusta ennast, sest tihtipeale kõik ei oska öelda, aga siis sa loed neid nagu tähtkuju kirjeldusi ja siis see kuidagi aitab mulle paremini mõista või mõnikord see nagu seletab, miks nad sellises olukorras niimoodi käitusid. Ei, täpselt. Pluss seal on tegelikult, mida ma mainiks ära neile, kes võib-olla on väga suured horoskoopide fännid, siis mina ei ole nagu ennast nii kurssi viinud sellega nagu selle koha pealt, et vaata, seal on nagu mingi märgid, et sul on mingi tähemärk, päiksemärk, mingid need ja seal on täiesti erinev see, et üks on see, kuidas inimesed siin näevad, teine on see, kuidas sa tegelikult ise oled, nagu seal on nii palju detaile, millega ma lihtsalt ei ole nagu viitsinud ennast kurssi viiest, ma ei võta seda nii tõsiselt, aga see on minu meelest üli naljakas ikka. Ma just mõtlesin, meil ei olnud alguses planeeritud, aga minu arust, kuna me praegu rääkisime tähtkujudest, me võiksime korra ette lugeda meie enda need ja siis nagu meie sobivused. Ma guugeldasin ja ma võtsin esimese lehe, mis siit tuli. Selle nimi on elulife.ee. Elulife.ee. Aga nii. Saad esimene, sõnn. Okei. Ma võtan siis ennast enne ja ma olen sõnn, mis on siis 21. aprill ja 21. mai vahemikus. Ma olen 2. mai sündinud ja sobivus on vähi, neitsi, kaljukitse ja kaladega. No, mitte minuga. Sügavad tunded sõnni ja skorpioniga. Yes! Mu kutt on skorpion. Oh yeah. Selle, nagu pärast ma ütlesin just Vikile, nagu põrkan korra eemale, aga ma just ütlesin Vikile, et ma nägin nagu nüüd mingi nädal aega tagasi seda kuti vist esimest korda, nagu mitte nii, et ma oleks mingi maha istunud rääkinud, ma lihtsalt nägin teda ja ma sain... Ta oli siin podcastis ja ma nagu sain lihtsalt ülihäid vibe lihtsalt nagu ma isegi ei rääkinud otseselt väga midagi, aga nagu nüüd ma olen mingi, ta on skorpion, sellepärast. Nagu see on see, miks ma nagu ikkagist meeldib kursis olla nendega, sest see nii põnev niimoodi teha. Siin on veel erilised tunded
mida Jah. see tähendab? no mul on seesama asi seivitud sinna camera roll'i, aga nagu sügavad tunded, ma sain aru, on pigem sellised, mis on nagu mingi kirglikud, nagu sellised, mis kestavad kaua, aga erilised on võib-olla veits nagu sükene Äkki see on nagu sõprus keerulised või no, võib-olla. Erilised. Okei, siin on pandud Nagu lõvi ja teistsugused. veevalaja. Ma küsiks vahepeal, Brait, mis tähtkuju sa oled? Jah. Ja produkt. Päriselt mu isa Mul on on ka veevalaja. Braiduga erilised tunded. Okei. Mu isa on ka veevalaja, nad pidid siuksed rahulikud olema, ausalt öeldes. Okay. Ja siis mittesobivus on jäära, kaksikute, kaalude ja amburiga. Kellel on sobivus jääraga, ma tahaks teada. Mitte halvaga. Aga millal jäär sündinud on? Ma tean, et märtsis on see ma tean, et 31 on seal vahemikus ja 19 on seal vahemikus. Vist, võib-olla ma eksin, 19 aprill on seal vahemikus. Ma ei tea, mul läheb sassi, ma tean liiga paljude sõprade neid tähtkujusid peas. Võta Skorpion siis edasi järgmisena. Või sa võtsid juba mingi uue lehe või? Ei, mul on see lahti, ma mõtlen, kas ma loen enda nagu kirjelduse ka ära või? Loe. Ja, ma ei teadnud seal kirjeldus. See on päris, ja. Nii, sõnnitähtkuju all sündinud on emotsionaalsed. Täiesti tõsi, ma olen väga emotsionaalne. Kuid vasturääkiva iseloomuga inimesed. Oota, mis asja? Ei vaidle vastu. Ma ei saa enam aru. Ma olen ise segaduses. Nagu vasturääkiva. Emotsionaalne, kuid vasturääkiv. Kuidas see nagu selles mõttes seotud on? Et emotsionaalne, aga nagu, et äkki vahel... Selles mõttes, et ma ütlen, et ma ei ole emotsionaalne või? Ma ei tea, kas nad täpselt seda mõtlevad, aga võib-olla nad mõtlevad nagu vasturääkivat üleüldiselt. Või on see nagu silmakirjalik või? Ei, see ei pea halvas mõttes olema. Ma ei oska öelda. Sõnnitähtkuju all sündinud on teatava mõistusega. Tähendab teatava mõistusega. See kõlab väga kahtlaselt. Kõlab küll, jah. Jõulised inimesed, tõsi, kes harrastavad aktiivset elu. Pigem, jah. Veenus pehmendab nende praktilisust, annab neile teatava pehmuse, tundlikkuse ja armastuse mugavuse vastu, mis muutub tihti laiskuseks. Vot, see küll sinu kohta ei käi. Aga Veenus, mis mõttes? Nagu planeet. Aga nagu... endiselt, mida see tähendab? Nagu siis, kui ta on õiges positsioonis vaata, see on see, millest ma algus rääkisin, et seal on mingi ülikeerulised osad, et mingi, mis on, nagu tähendab, et millised nagu sinu tähtkuju, et mis on sinu mingi planeedid ja märgid ja seal on see, et Veenus mingi, tema positsioon mingi mõjutab sind või midagi sellist vist. Ma ei väida, et see on tõsi, aga nagu mina tunnen, et see on minu puhul. Siis need inimesed armastavad materiaalset heaolu ja kõik, mis sünnib maailmas, huvitab neid eeskätt sel määral, kuidas see edendab või takistab nende elukäiku. Tõsi. Tõsi, tõepoolest. Nad himustavad raha ja rikkust ja neil on ka annet raha kogumiseks, kuid ühtlasi on nad ka pillajad, sest raha koguvad nad ainult selleks, et oma elu meeldivaks ja mugavaks teha. Okei, investeerimisportfell ja shoppamine. Ma ei ole lugenud midagi, nagu, millega ma rohkem samastuks. Väga tõsi. Neil on püsivust. Nad on hoolsad ja ei jäta ühtki tööd pooleli, vaid alati lõpetavad selle, kuid nad on tihti hoolimatud kaasinimesse vastu, kuna nad on väga konservatiivsed, isemeelsed ja kangekaelsed ega salli vastu rääkimist isegi pisiasjades. Victoria, reaalselt, miks sa nii sõnn oled lihtsalt? Mitte üldse halvaga, ma lihtsalt mõtlen, et üleüldiselt. Ongi, minu see on uskumatu, kui nagu täpne. Jaa, ma tahaks teada, kas minu on ka nii täpne, ma ei kujuta ette. Siin on veel mitu lõiku. Loe. Sõnnitähtkuju all sündinud armastavad hästi süüa ja juua ning lõbusat seltskonda ja neile meeldib sõlmida tutvusi mõjukate ja kõrgel seisvate inimestega. Okei, tii. Ma ei tea, see on siuke, nagu selles mõttes toidu koha pealt ma mõistan, ma ei ole muidu toidu fänn, aga ma olen suht selline valiv. Võrreldes mõne inimesega võib nimetada, et ma nagu eelistan öelda gurmeetoitu. Nagu sinu jaoks söömine või toitumine on sinu jaoks nagu mingi austrid, siinialitusjuust, krevetid, nagu kõik see on see, mida mina armastan. Mulle ei meeldi ükski nendest asjadest, mis sa just nimetasid reaalselt. No jah. Suhtlemises kaasinimestega on elegantsed ja tähelepanelikud, kuid võivad pisiasjades teha suure tüli ainult oma jonnakuse ja kapriissuse tõttu. Lähme edasi. Sõprus ja armastus mängivad nende inimeste elus suurt rolli. Ilma armurõõmudeta oleks nende elu kurb ja tühi. Erootilised tunded väga elavad. Okei. No suht tõsi. Nii.
selle tähtkuju all sündinud armastavad kunsti ja arhitektuuri. Nad on sageli head modelleerijad, dekoraatorid, rätsepad ja kokad. Ma ei teaks kasu, nüüd on tõsi, jah. No hea kokk oled sa kindlasti, nii et muu kohta ma täpselt ei oska öelda. Ma armastan küll kunsti. Arhitektuur ei ole nii minu teema, aga kunst ja nagu mis iganes nagu need etendused, kõik kunstinäitused asjad ja suurem osa naisi, kes on sündinud sõnni tähtkuju all, on ilusad või väga meeldivad ja eriti naiselikud. Kõik see, mis mehe juures on nõrkuseks, on nende naiste juures kütkestav. Wow, okei. Neil on nõrkus ilusate asjade järgi, lillede, hea söögi ja veini vastu. Scratch that, see viimane. Vein mitte, aga lilled ja hea söög. Absoluutselt. Tihti laostavad nad oma austajaid. Mis asja? Mis mõttes laostavad oma austajad? Ma ei saa aru sellest. Nagu selle koha pealt, et kui keegi sind austab või nii, et siis nagu nad austavad sind nii väga, et ta on laostatud. Ei vä? Ei vä? Väga huvitav sellest. Kas ma teen mingit seost, mida pole olemas? Ma ei ole selles praegu täiesti kindel. Okei, ma ei oska midagi öelda. Ja viimased 2 lauset on sageli väga armukadedad, kuigi ise on kergemeelsed. Okay, sellega ma ei ole küll nagu eriti armukade. Vaenlaste vastu õige kättemaksu himulised. See on suht tõsi, aga see on see, et ma olen alguses, siis kui on just midagi juhtunud ja ma olen ülivihane, siis ma olen nii kättemaksu himuline. Aga siis on see, et ma tavaliselt mis eesti keeles on nagu I don't act on it. Nagu, sa ei tegutse selle pinnalt. Ma ei tee nagu teosta seda ära oma mõtet, vaid siis ma lihtsalt saan üle sellest. Okay. Nii ma mõtlen, neid õnnenumbreid vist ei ole hakata mõtet lugema mingeid. Seal on mingid värvused ka, aga ma ei tea, kas seal on midagi nii olulist. See isikukirjeldus on kõige põnevam. Element on mul maa. Siin on domineeriv sõnapaar. Ja, ma tean. Mul on see minu puhul või? Mul on. Ma ei oska öelda. See isegi võib olla. Ma ei ole niimoodi mõelnud. Ma ei mäleta enam, mis minu oma. Õnnepäev reede. Õnnekivi, türkiis, safir, türkiis on mul lemmik. Türkiis on su lemmik reaalselt. Metallvask. Seda ma küll ei vaata, nendega ma ei oska enam seoseid teha. Nagu mida lilled ei ole kahjuks mul lemmik. Kuulame seda viimane asi, mis ma tahaks ette lugeda, see rohkem polegi. Lemmikkingitused naissoost sõnnile. Nüüd on kõigile, kes tahavad mulle jõulu või sünnipäeva kingida. Seebid ja kehaõlid, šokolaad, massaaž. No see massaaž on ainuke, mida ma siit võib-olla tahaks. Siidisall, kaelakee, nahast rahakott, vahuvein, roosid või teised lilled, küünlad, aiandusvahendid. Kuna see kingitus paneb veits mööda. Piletid teatrisse on küll täppi. Skulptuur või mingi muu kunstiteos. Ta võime kingin skulptuuri sulle. Hea veinipudel, orhidee. Orhideed ma ei taha, palun ärge kingige seda. Nii, davai. Kas sa tahad sõnni ise lugeda või ma loen sulle? Skorpenit. Ma tahaks lugeda. Jah, skorpen. Ma loeks su arvutist hea meelega. Ja oota, ma kohe otsin su ülesse. Nii, davai, leidsin. Suurepärane. Okei, ma nagu natuke kardan arvestades seda, kui täpne sinu oma oli, siis ma loodan, et minu oma pole nii piinlikult aus. Aga mul oli nii põnev seda lugemist. Nii, Skorpion on siis 24. oktoober kuni 22. november. Ma olen ise 20. novembril sündinud. Sobivus on vähiga, neitsiga, kaljukitsega ja kaladega. 2 mu väga lähedast sõpra, 1 on vähk, teine on kalad. Sügavad tunded on sõnni ja skorpioniga. Ma räägin, vaata, osa tähtkujud on sellised, et nad nagu ei sobi oma tähtkujuga, aga mina nagu väidetavalt sobin oma tähtkujuga. Aga vaata, see täiega oleneb ka, kas on kangekanna skorpion või mitte. Nii, erilised tunded lõvi ja veevalajaga, mitte sobivus, jääraga, kaksikutega, kaalude ja amburiga. Mõõde on ambur. Mõõde on kaalud, mida ma ajan. Explain salotta. Okei, nii, alustame kirjeldusega. Nii. Skorpioni tähtkuju all sündinud on intensiivse eluga kinnised. Vaata, kinnine ma küll ei ole. Ma just hakkasin mõtlema. Ma loen edasi, äkki see selgitab seda, mis siin kirjas oli. Vastavalt praktilisele elule töökas, julge, positiivne, alati võitlusvalmis kuni elu lõpuni. No see võitlusvalmis on suht fair, ausalt öeldes. Nagu mina olen näinud just seda poolt, kui sa ära väsida, sa ei viitsi enam võidelda. Aga ma arvan, et see on ainult sinuga. Sest mitte keegi ei vaidle nii intensiivselt vastu mulle. Aga reeglina ma olen see, kes ühe punkti pärast nagu vaidleb nii kaua, kuni mul on õigus. Kuigi see on natukene nii-öelda. Ei ole mu parim iseloomujoon, aga vähemalt ma olen aus, on ju. Pigem nad murduvad, kui alistuvad. Just oli, et võitled elu lõpuni ja siis pigem... Ei, nagu pigem ta murdub, kui alistab. Teine inimene või? Ei, mina. Et nagu kui ma vaidlen ja ma lõpuks ikka kaotan, siis ma pigem vaidlen lõpuni, kuni ma olen täiesti murtud, kui et annan alla poole pealt. Nagu välja arvatud Victoriaga muidugi. Nii. Loomus on karm, aga õiglane ja aus.
Ma ei ole su väga karmi poolt näinud. Mul on tunne, et sa ei tunne mind nii hästi lihtsalt. Nagu see on see, et mul on tunne, et me oleme nii teistes olukordades, et võib-olla ei tule need jooned välja. Ja, ma nõustun. Nagu me nii-öelda puutume kokku siuksel pinnal, kus ma olen suht neutraalne. Plus minu meelest see nii oleneb ka nagu, mis inimene seda nii-öelda kommenteerib, nagu milliste inimestega ma mismoodi käitun, vaata. Nii, see kõik teeb elamise raskeks ja tekitab palju vaenlasi. Skorpioni märgi all sündinu suunab ka oma enese mina oma vastu. Miks see nii sünge on järsku lihtsalt? Aga on tõsi või? Nagu, jällegi täiesti oleneb olukorrast, aga mul on tunne, et kui see vihjab süksele enese analüütilisusele sellisele asjale, siis kindlasti jah. Sest sa just vaata eelmises podcastis, kus me tegime aasta kokkuvõttes, rääkisid, et see videote graafik, vaata. Ja, no ma räägin. See minu arust läheks kokku. Ma kujutan ette, et see vihjab siin mu identiteedikriisile, nii et nagu selles mõttes täitsa punkt täpsena. Nii, nendes on tihti mõistatuslikku ja kättesaamatut. Nendes on tihti mõistatuslikku ja kättesaamatut tänu nende kinnisusele. Ma ei saa aru, mis värk selle kinnisusega on. Ma arvan, et äkki see kinnisus on siis, kui sa kohtud nagu uute inimestega, et vaata, sul võtab aega, et ennast avada ja mugavalt tunda. Ei või olla või? Aga mina jõudsin hiljuti sellele nagu järeldusele, et ma olen alati rääginud, ma olen nii avatud inimene, on ju. Ja mina arvan, et lihtsalt asi on selles, et võrreldes nii-öelda näiteks teiste inimestega, siis minu kinnine on teiste avatud, seda aru, ma võin, kuidagi, oletame, et ma kohtun siin esimest korda praegu, ma võin sulle rääkida oma mingi elust, mingi värk-särgi, mul nagu ei ole, mul on vähe teemasid, mille osas ma olen kinnine, aga nende väheste teemadega ma olen avanud ennast sellest mingi 2 inimesele. Saad aru? Ja, nagu, minu arust see on see kõik läheb kinnisuse alla, sellepärast, et see ei ole see, et ma olen kõigiga 100% avatud, lihtsalt ma võin tunduda rohkem avatud kui tavaliselt. No ma nimetaks seda pigem ikkagi avatud inimese alla, sest avatud inimene ei ole see, kes räägib ka kõigist. Kõigil on omad teemad, mis on nagu see lihtsalt avatud ja kinnine see, et avatud räägivad julgemalt nagu rohkematest teemased, kinnised on need, kes võib-olla räägivad ainult ühest asjast. Okei, no siis ma ikkagist ei ole kinnine, mul on sükene tunne. Nii, oota, mul kadus järg ära. Nii, kuid see on pea alati kaitsemanöövriks, kui ta arvab, see on nii imelikult kirjutatud, nagu, kuid see on pea alati kaitsemanöövriks, kui ta arvab ennast kritiseerivat või naeruvääristavat. Mida see üldse tähendab? Ma olen järgmise lõigu juurde edasi, lihtsalt ma ei saa aru, mis see lõpp on. See on see, et võib-olla sa kritiseerid ennast ja siis sa tunned vaata ebamugavalt või mis iganes ja sellepärast sa muutud kinniseks, sest sa oled nii kriitiline enda osas. Okei, tegelikult nagu ma näen, kus nad tulevad selle mõttega, eks ole. Nii, selle tähtkuju all sündinutel meeldib valitseda ja lasevad ka meeleldi tunda oma üleolekut. Tegelikult ma näen neid jooni, sest kui ma vaatan su vlooge, see kuidas sa oma õega oled. Kuule, see on lihtsalt halb näide, kas sa ei kuulnud, mul on mitte sobivus temaga. Ei, ma saan aru, lihtsalt mõtlesingi, et nagu mina sinuga ei ole seda nii palju märganud. Sest sa oled samasugune, ma arvan. Nagu ma saan aru, aga nüüd ma mõtlengi, et teistes olukordades see võib täiesti tõsi olla. Ei, ma näen seda. Ma täiesti üleüldiselt ma nõustun sellepärast, et ma olen alati pigem see, kes tahab olla nagu, ma olen kontrolliv selle koha, et ma tahan olla see, kes pigem on boss, siis mul ei ole seda riski, et nagu keegi teine töö halvasti ära teeb. Seda aru, mida siis sul on see, et sa tunned, et ma olen piisavalt hea boss, et võid lõdaks lasta. Ei, ma arvan, et ma lihtsalt ei viitsi su bossi üle trumbata, vaata. Nii, alluvaid kohtlevad nad karmilt, sest ise on raudse tahtejõuga kohuse täitmises ja töös. Väga sõltumatud. Minu arust see on nii hea, vaata see õpilasilma juhina sa tundud täpselt see. Tegevjuhina, Nii, välimuse järgi tunduvad nad olema mõõdukad ja rahulikud, kuid häda sellele, kes neid ärritab, siis on nende raev hirmus. Kas ma loen imelikult või nagu see tundub lihtsalt ebaloogiline minu jaoks? No, mõttest saame aru. Ma saan aru, lihtsalt ma mõtlen, et kui tõsi see sinu puhul on, kuidas sa ise tunne? Ei, ma tunnen, et see on päris tõsi, sellepärast, et mul on tunne, et ma natuke sarnanen sellele, mis sinu kohta öeldi, nagu just selle emotsionaalsusele ja sellele, et ma tihti võtan asju nagu isiklikumalt kui peaks. Aga siis ma nagu jällegi üritan mitte võtta, sest ma mõistusega saan aru, et ei peaks, aga siis ma jälle, räägin ise endale vastu. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, et emotsionaalne ei võrdu sellega, et sa võtad asju isiklikult. Ei, ma ei mõelnud seda, nagu nii ühte kui teist pigem. Skorpioni tähtkuju all sündinu ei otsi kunagi väljapääsu illusioonides ja kasutab oma eesmärgi saavutamiseks igasuguseid vahendeid. Vaata, ma olen täiega, mis see sõna, kuidas sa ütled seda, illusioneeriv inimene või siuke visionäär. Ja nagu natuke olen. Nii et samas nagu see otseselt pole tõsi, aga samas see, et kui mul on mingi eesmärk ja ma tahan seda saavutada, siis ma olen nagu, kui ma olen selle eesmärgi juba ette võtnud, siis ma võtan väga tõsiselt seda. Lihtsalt küsimus on, et paljud asjad ei jõua sinna eesmärgi faasi mul lihtsalt, aga kui juba, siis juba. Leiavad kergesti vaenlase nõrga koha ja oskavad seda kasutada. Kahjuks pean nagu nõustuma. Aga nagu mitte meelega ega midagi, mitte
mitte halvaga. Selle märgi all sündinu armastus on kuum ja kiriklik, kuid nõuab ka siis sõltumatust. Ma ei oska rääkida, ma ei ole enam suhtes olnud, et nagu liigume edasi. Neist saavad head arstid, diagnostikud, uurijad, advokaadid, juristid, andekad väejuhid ja riigitegelased. Miks minul ei olnud seda tuleviku ametit? Kus juures räägides advokaadist ja juristist, siis mu vanaisa on alati tahtnud, et minust saaks jurist või ajakirjanik ja mul, jurist advokaat läheb nagu samas sauku. Et ütles, et minust saaks väga hea selle ameti nagu inimene, aga ma ise ei tunne, et ma näen, et mul on eeliseid selleks, aga see ei ole asi, mida ma tahaks otseselt teha. Selle tähtkuju all sündinud naised on tavaliselt 2 tüüpi. Äkki siin tuleb mina ka välja. Esimesed on kinnised, teised nii-öelda saatuslikud naised. Mida? Esimest tüüpi naistel on raske leida partnerid, sest nad on väga nõudlikud. Nende tugev iseloom koidab tavaliselt nõrku, passiivseid, otsustusvõimetuid mehi. Oota mees, see olen mina reaalselt. Nagu see, et on väga nõudlikud ja loomus nagu vaata, ma kunagi lugesin seda, et kui sa oled ise hästi intensiivne, sul on vaja kedagi nõrgemat su kõrvale. Ja mina alati arvasin, et nagu, et mul on vaja kedagi, kes on samasugune nagu mina, et suudaks keep up ida, aga siis ma saan aru, et ma valetan ise endale. Nii, et lähme edasi. Nii, abiellunult aitab teha oma mehel karjääri. Nad ei pööra tähelepanu oma välimusele, on madala häälega mehelikud, kuid silmad alati leegitsevad. No see oli see esimene tüüp nüüd. Ma loen teisega ette, siis me saame otsustada. Teine tüüp naisi, nii-öelda ohtlik tüüp, koketteerija, külvab enda ümber ärevust, viib inimesed meeleheitele, mehed võivad tema pärast elu lõpetada. Oota. Miks need sul nii dramaatilised? Tihti teeb õnnetuks neid, kes teda armastavad. Tema kired hukutavad tihti ka ta enese, ta ei ole kunagi õnnelik, tüüpiline naine vampiir. Kuule, sinu omad on väga õudsed. Ma olen nii segatud. Ma arvan, et sa oled sellest esimene pool. Ja, mul on ka tunne. Tähendab, et mul on esimesest see osa, et ma olen nõudlik ja köidan endale vastastikku, saad aru? See on esimene pool ju ei või? Pole, lähme edasi. Liigume edasi. Okei, siin on õnnenumbrid. Domineeriv sõnapaar on ma soovin. Ma ei oska, see domineeriv sõnapaar on nii üldine asi, et ma ei oska nagu öelda, kas see käib mu kohta või mitte. Võib-olla käib. See on see, vaata, kuidas sa asjadesse nagu suhtud, et tihti peale nagu võib-olla vestlustes ongi see, et sa hakkad võib-olla peale suruma seda, mida sa tahad. Minul on see, et ma oli öeldud, see mul on, ehk ma nii-öelda peaksin hakkama siis vestlustes kogu aeg välja tooma kõike, mis mul on ja mis on minu eelist või mis iganes, vaata nagu ennast ülistama, sul on see, et sinu nõudmised. Õnnepäev on teisipäev, õnnekivi topaas, opaal. Ei oska kommenteerida, aga lemmikkingitused, naissot Skorpionile. Nii. Parfüüm, lilled, küünlad, müstilised raamatud, päevaraamat, teleskoop, tennisevahendid, astroloogiline materjal, merereis, naiste pesu, mängud, akvaarium troopiliste kaladega. Mida? Ma kingin sulle selle viimase järgmine. Kelleks see horoskoop mind peab, ausõna lihtsalt? No jah, parfüüm, lilled, küünlad, raamatud, päevaraamat. No osa olid nii üldised, mis olid mul ka tegelikult seega nagu. Jah, eriti see akvaarium troopiliste kaladega ja mingi mängud ja merereis. Väga huvitav. Ma isegi ei oska öelda. Mul oli nii dramaatiline võrreldes sinu omaga, et ma isegi ei oska nagu ma olen üllatunud, et sul oli dramaatiline, sest mina isiksuse poolest olen hästi dramaatiline, seega ma oleks pigem arvanud, et see on minul. Ja aga mul on tunne, et alati, kui on Skorpionit kirjeldatud, on räägitud nagu mingid hullud inimesed, lihtsalt nagu ma oleksin mingi hull peast või midagi, kuigi tegelikult pole asi üldse nii hull, ma luban. Nii, liigume edasi. Kas me nüüd loeme siis neid nagu horoskoope, mis oli kirjutatud meile selleks aastaks siis? Ja siis ütleme, kuidas enam-vähem need täppi läksid. Kummast me alustame? Võime sinust alustada, et oleks vaheldumisi või nii? Aga kas sa loed ise või ma loen ise? Ma loen sinu oma. Mõtlesime, et oleks huvitav, kui ma loen sulle sinu oma, sa loen mulle minu oma. Samas sa võid siis nüüd minule minu oma lugeda. Või loeme mõlemad enda oma? Mul on lihtsalt tunne, et mul on endal lihtsam analüüsida. No loe enda oma siis. Ei, see on okei. Nii. Jah, mul on 2019. Me võtsime selle Eda Pauksoni suure horoskoobi. Me linkime kõik need lehed alla ka, mida me siin oleme kasutanud juhul, kui keegi tahab enda või mõne tuttava kohta lugeda. Ja Eda Paukson on alati see, mis mul esimesena nagu ette tuleb, kui ma guugeldan ja üleüldiselt ka tal on sealt pikalt ja põhjalikult kirjeldatud, siis ma mõtlesin, et meil on hea nagu analüüsiks vaadata. Ta ei ole selle nagu järgmise aasta omaga veel ei ole, ma ei leidnud seda kusagilt, nii et muidu oleks tema oma sellega võtnud, aga praegu on siis selle nii-öelda praeguseks juba varsti möödunud aasta horoskoob
horoskoop. ma ei ole tema oma varem lugenud, seega ma olen väga põnevil. Vaheküsimus, kas sa mäletad midagi sellest, mis sul ennustati selleks aastaks? Mitte midagi või? Ma ei ole kindel, kas ma see aastast üldse lugesin. Okei, mina lugesin. Okay. Toi. Nii. No see on muidugi kirjutatud siin tuleviku vormis, aga nojah. No pole viga. Sõnni kohta siis. Teid ootab ees mitmekesine aasta. Olete ka ise aktiivne ja originaalne, otsimaks uusi väljakutseid. No, väga käib sinu kohta, aga mul on tunnud, et sina iga aasta. Jah. Saavutused on kiired tulema, kui selle nimel kasutate süsteemset mõtlemist ja kiiret taipu. Töös sujub kõik plaanipäraselt, samas võib päris ootamatult tulla mõni uus pakkumine, mis võib senisest elu muuta. Sel aastal olete valmis astuma uusi samme, et karjääris edu saavutada. Pole välistatud, et astute mõnda erakonda ning püüate poliitikas tuntuks saada. Selles mõttes ma tegin küll mitu sammu, ma läksin USA-sse, mis nagu minu arust karjääriliselt andis palju juurde, pluss ma palkasin monteerija, mis on ka karjääris nagu nii-öelda edusamm siis. Seega, mingi osa nagu läks täppi. Rahaline steis on ebastabiilne. Raha kipute välja andma palju ja mõtlematult. Väga tõsi. On või? Oota, kohe selgitan. Samas on tööandjalt garanteeritud pidev sissetulek, nii et kokkuvõttes tulete omadega igati toime. No sa oled oma iseenda tööandja, nii et põhimõtteliselt käib küll, jah? No jah, selles mõttes ma olen nagu, firma on, kus me maksame mulle iga kuu palka, nii et mul on selles mõttes kindel summa olemas, aga ebastabiilne selles mõttes, et ma olen vabakutseline, seega mul nii-öelda ei ole kindlat, aga kuna kontol on ikkagi arvestatav summast, ma olen aastaid kogunud, seega mul on see võimalus maksta endale stabiilselt iga kuu, aga nagu see, mis juurde tuleb, on nagu ebastabiilne, aga kipute välja andma palju ja mõtlematult on sellepärast, et ma teen hästi emotsiooni otsuseid ja see on alati ma teen kõik suured otsused ka emotsiooni pealt, nagu näiteks vaata see puudesse investeerimine, ma just eelmises episoodis ka mainisin, et investeerisin 500 puusse ja see oli nagu 1200 € ja siis vaata kõik, heategevusse investeerisin päris palju, endale ostsin vaata ju telefoni ja kaamera ja siis USA oli päris kulukas, ma käisin mitmel reisil enda rahast ja siis ma vaata tegin suhteliselt suurejoonelisi kingitusi enda lähedastele ehk vaata viimases või ühes hiljutises vlogis kinkisin oma parimale sõbrannale selle Samsungi Galaxy Note mingi 10 pluss telefoni pluss kutile tegin sünnipäevaks suhteliselt kalli kingituse ja nüüd jõuludeks tuleb veel kallim. Püha jumal. Ühes vlogis on näha ühte osa sellest kingist, aga nagu asi on selles, et ma ei kahetse neid kunagi, sellepärast et oma lähedaste peale ma olen nõus kulutama, kuna ongi see viimastel aastal ma olen endale saanud lubada kõik need asjad, mis mul on nagu hästi vajalikud, nagu mingi arvuti, kaamera, telefon, mis iganes ja nüüd ongi see, et ma ise endal pole midagi juurde vaja ja nüüd mulle teeb rõõmu see, kui ma saan teistele nagu osta neid asju, mida vaja. Seega see läks pagatäppi. Aasta on suurepärane enesetäienduseks ja õpinguteks. Käisin ma USA sõpras. Ma mõtlen, kas ma midagi rohkem ma vist ei võtnud see aasta mingeid kursusi. Olete kohusetruu, peate kinni tähtaegadest ning õpitud talletub kergesti. Ma ei tunne, et ma nii palju see aasta õppinud oleks nagu ja ka samas läbi kogemuse. Nii-öelda ma mõtlen nagu kooli või karjääri mõttes, ma olen nagu enese mingeid asju õppinud, aga see on ka õppimine. Aga see kohusetruu, ma tunnen, et mul on just see, et kui on koostööd, siis ma olen tähtaegad osas selles, ma pean täiega kinni. Tahaks ka. Sul ei ole või? Ei, nagu ma pean kinni, aga mul on halb harjumus nagu vaikselt lükata asju edasi või nii vaata. Seal sest see on minu jaoks hästi suur prioriteet ja ma tahan nagu professionaalselt muljet, et seega see on minu jaoks oluline pidada alati kinni. Siis kodune elu on meeldiv ning suhted koduste ja vanematega on soojad. Abistate üksteist igal sammul. Uue kodu ostmiseks on aasta eriti soodus. Paremaid võimalusi selleks võib olla suvekuudel. Mina USA-sse minema. No jah. Minu kes ei ole päris kolimine. Sõnni abielu sujub tõrgeteta. Saate jagu kõigist raskustest, juhul kui neid peaks ette tulema. Teie kooselu muutub sel aastal isegi värvikamaks. Tõenäoliselt võtate sügisel koos kaasaga ette mõne reisi. Nii mõnedki üksikud sõnnid võivad just nüüd leida endale partneri. Olete ka ise aktiivne leidmaks uut suhet oma ellu. Kired ja arm löövad lõkkele oktoobris ja novembris.
Oh my god, mood, sellepärast, et oligi vaata, et kui ma olin lahku läinud ja nagu üle saanud, siis mul oli täiega see, et võiks nagu kellegi uue leida ja siis ma olingi väga aktiivne leidmaks ja leidsingi ja siis, mis see kiretead, oktoober, no me oleme suht pikalt juba koos olnud. Jah, peaaegu, 50-50. Ja no sest algus oli abieluga, ma ei ole, seega ma ei saagi arvestada seda. Nii, mul ei ole, no vahetpeal mul on 2 lauset. Okei, ma lapsed jätan vahele. Nii, terve osa võtad... Oi. ma jätsin 2 sõna vahele. Terve aasta võtate osa kultuurisündmustest. See on täiega tõsi, sest me käisime see aasta nii palju kuskil teatris, kontserditel ja siis nendel, mis see sõna on, meeleavaldustel. Teid vaimustab reisimine, erinevad seltskondlikud üritused ja koosviibimised. Viimastel aastatel ei ole te saanud endale lubada nii meelelahutuslikku ja pingevaba elu kui nüüd. Pärast gümnaasiumi lõpetamist. See läheb täpselt sulle ju. Haarake kinni kõigest uuest. See on suht mina. Ja viimane lõik. Tervis on sõnnidel hea. Tegelete meelsasti tervisespordiga ning käite regulaarselt arstlikus kontrollis. No enam-vähem jah. Septembris-oktoobris ei maksa ennast külmetada. Riietuge ilmale vastavalt, kui te ei taha häälest ilma jääda. Jah, Victoria. Aga ma ei ole jäänud haige. Sa tundud täpselt süge, kes käib liiga hukselt riigis. Jaa, olen küll, sest et nagu ilu nõuab ohvreid. Jah, see on täpselt see type. Nagu mina täna ilma sallita salvestama tulemas. Aga kelle sall sul ümber on? No jah, fair. Okei, ma võtsin sinu oma lahti. Nii, suurepärane. No kuidas sa tahad mini kokku võtta, kuidas üle üldiselt tundus, et selle aastaga kokku läks see? Ma ütleks siuke 70% läks täppi, aga ta oli suhteliselt üldine ja oleks võinud minu arust veits põhjalikum olla. Paar asja oli rohkem nagu siuke mingi hoiatus või asi, ma ei tea. Siuke natuke pealiskaudseks ja minu jaoks. Okei. No ma siis loen enda oma, Skorpion. Aasta kujuneb... ma mainin selle ära, et ma mäletan ainult, et minu meelest see oli Igor Mangi oma... Ta teeb ju horoskoopa, on ju. Väga tuttav nimi, jah. Ja. Ei, minu meelest tema oma... Vaata see, mis loodakse telekas alati iga aasta ette. Ja mina mäletan ainult seda, et mulle lubas see aasta raha. Nii et vaatame, kas seda siin ka ära mainitakse. Nii, aasta kujuneb küllaltki keerukaks ja probleemiküllaseks. Aus. Kõigepealt tekib erimeelsusi ning muudatusi tööl. Takistused tulevad sealt, kus te neid oodatagi ei oska. Vaatad mulle otsa, nagu ma vaks midagi ütlema. Oota, tegelikult loed järgmine lause. Te pole kompromissideks valmis, lasete lendu sarkastilise sõnavara ning see teeb asja veelgi hullemaks. Nagu... Jutšikida. Aga mitte halvaga, nagu mul on tunne, et see ei pea olema negatiivne, sellepärast, ma loen selle lõigu lõpuni, see on kõik sama asja kohta. Võite lüüa ukse enda järelt kinni, arvestamata sellega, et uut tööd pole sel aastal kerge leida. Sel aastal peaksite olema palju diplomaatilisem, kõiki plusse ja miinused hoolikalt kaaluma. Nagu see erimeelsust osa võib-olla peab paika, aga samas mul on tunne, et ma tean, et kõik need hetked, kus ongi olnud erimeelsused või ebamugavad, siis ma olen ikkagist kindel olnud selles, mis seisukoha ma olen võtnud. Nii et mul on tunne, et nagu, see osa väga nagu nii täpselt paika ei pea, aga samas, ma ei oska midagi öelda. Ma ei tea, nagu see töökohasi, ta räägib siin nagu olekski mingi üks töökoht, aga nagu samas ma nagu käin koolis, nii et nagu ma täpselt ei saa nagu päris enda moodi vaadata seda. Nii. Raha. Skorpionite rahaline seis on stabiilne. Te ei kuluta enda peale ülearu ning vajadusel oskate vähesega hakkama saada. Väga minu kohta see aasta. Iseenesest võite raha kulutada oluliselt rohkem, sest rahaliselt on see aasta skorpionitele üks edukamaid. Ütlesin sulle. Raha võib sisse tulla sealt, kus te seda oodatagi ei oska. Aasta lõpuks on teie pangakontole kogunenud kenake summa. Raha ei maksa välja laenata ka sellel juhul, kui tegemist on usaldusväärse inimesega. Nii? Oli siis edukas aasta või rahaliselt? Jaa, no pigem võib öelda, et oli ausalt öeldes. Nagu ma tunnen, et ma ei teinud nii palju mingeid suuri oste ka, aga ma pigem sain paremaks sellisel jooksval vähesemal kulutamisel. Seda aru, mida ma mõtlen? Et ma käin mingi vähem shoppamas, ma proovin nagu seda jooksvat kulu nagu väiksemal hoida. Aga kas sul oli see aasta tulusam kui varasematel aastatel? Ma ei oska niimoodi peast öelda. Aga sul ei ole seda nagu see analüüsi? Ei, ma ei mäleta, ma ei ole niimoodi otseselt teinud, aga ma täpselt, nagu ma peaksin vaatama järgi. Ma ei ütle, et oli otseselt tulusam, aga nagu kuna kulu oli vähem, siis ikkagi nagu lõpuks oli nagu mina lihtsalt tean, et mul on nagu topelt
kui näiteks eelmisel aastal. Päriselt? See aasta, jah. Okei. Ma ei julge öelda, et nii palju, kuna mul on paar pausi olnud ka see aasta, siis ma pole nagu nii väga aktiivselt jõudnud tegeleda. Sul on loogiline, et mul on topelt. see, et lihtsalt vaata, kui ma märgin tabelisse enda asju, mul automaatselt kohe kõik see, mis sinna tuleb, arvutan ka välja, mul on nagu pandud see valemine, et arvutab kohe välja aasta kuu keskmise ja siis ma võrdlen sellega näiteks ja siis noh, ma ei ole seda keskmist, seda valemit endale sinna pannud, mul paneb lihtsalt kõik kokku. Nii. Kodune elu. Kodune elu on mõjutatud tööl valitsevatest emotsioonidest. See muudab terve pere närviliseks. Minul on tunne, et see oli risti vastupidi. Et kodune elu oli närviline ja siis see muutis mind ka tööl ja koolis hulemaks. Mul on tunne, et see oli pigem niipidi. Okay. Kipute kõiki kamandama ning allutama oma soovidele. Samas tunnete kodu pärast muret, eriti kui teie eluase vajab tungivalt remonti. Kahjuks ei jätku teil hetkel ei vahendeid ega tahtmist olukorda veidigi parandada. No sorry, aga see on küll päris mööda pandud praegu. Nagu võib-olla see, et olid emotsioonid ja nii kodus, see on nagu tõsi, aga samas me saime lahendatud selle. Aga ma mõtlen, et see ei ole sinu tegelikult isiklik nagu nii-öelda sinu maja või korda, sa nagu peres, aga võib-olla see läheks rohkem, kui sul oleksid oma vanemate osa. Ta sa ütlesid, sul isa vist oli ka skorpion, jah? Ei. Mu vanaisa on skorpion. Oih. Aga samas nagu, ma ei tea, ma ei oska öelda. Jälle süge 50-50. Nii, no kas siin on nüüd kooselu kohta kirjas? Ma ei ole olnud koos kellegagi. Kassiga? Kass tuli alles nüüd. Oota, ma võtan viimase lõigu. Siin on vahepeal suhted ja lapsed, mis sinu kohta ei käi. On ju. Pingelisele elule vaatamata peab tervis vastu. Samas, ega skorpion ise parema tervise heaks midagi ei tee. Aasta jooksul võivad mõned põletikulised protsessid siiski ravi vajada. Külastage hambaarsti. Mõnuainete ja alkoholiga tuleks piiri pidada. Hea, et ma alaealine olen ja sihukest asjadega ei tegele. Ja no hambaarsti juurde peaks tegelikult küll minema. Kui korraks nagu võtta hetk ja mõelda, siis ma pole päris ammu käinud, nii et tuleks kasuks, mul on tunne. Okay. Siin on nagu, ma ei tea, kuidas sinul nii täppi läheb, mul ei lähe üldse nii hullult, nagu väga imelik. Äkki ma tegelikult ei ole üldse nii palju skorpion, kui ma arvasin. Aga sa oled suht lõpus ju. Aga sa ei ole vahe sellele, eks? Ma ei ole. Mul on veel 2 päeva enne, kui nagu see ülemineku päev tekib. Nii et ma ei oska öelda, mis värk on nagu. Tavaliselt ma loen mitut tükki ka too, nii et äkki sellepärast, et see on nagu ainult üks, et äkki mõni teine läheb rohkem täppi. No ma arvan, et meie kuulejatel hakkab igav, kui ma võtame uue. Seega nüüd võtame siis järgmise aasta ehk 2020. aasta horoskoobi. Meil on selline leht nagu horoskoop 24. See oli ainus, kus praegu midagi pikemat oli, sest mul on tunne, et ajaliselt ei ole veel lihtsalt nii paljud välja tulnud ka. Sest me salvestame seda nagu keset detsembrit hetkel ja enamus horoskoobid tulevad jaanuari alguses. Okei, ma ei suuda arutada, mida mul uueks aastaks lubatakse. Aga ma alustan siis enda. Alustaja. See on täitsa kopsaka pikkusega, ütleme nii. No vaata, äkki siin on jälle mingi perest ja lastest midagi. No jah. Jõuab skippida. Tavai, alusta. Siin on kohe nagu boldis esimesed paar lauset ja siis läheb nii-öelda see pikem tekst. Okay. Sõnnil kujuneb uus aasta vägagi võimaluste rohkeks. Ta on ambitsioonikas ja oskab end õigel ajal kokku võtta. Seetõttu ootavad teda ees mitmed teenitud saavutused. Lisaks sellele valmistavatele rõõmu isiklikud suhted ja hobid. Kõik, kus ma tahan uuelt aastat. Ma loodan, et see kokkuvõtmine ja teenitud saavutused on nagu selle projekti raames, mida ma nagu planeerin. Aga nagu isiklikud suhted ja hobid, ideaalne nagu. Mul juba nagu, ma hakkan ootama. Juba sobib. Nii, siin on ka vist need, ei ole ka. Ma mõtlen, kas need on nagu kategoriseeritud need lõigud või, aga noh, hakkame minema otsast. Töises plaanis saab sõnn kiiresti selgeks, et tegemist pole sugugi mitte tavalise aastaga. Muutusi tuleb ette pea igal pool ning sõnni tööülesanded võivad sootuks uue ilme omandada. See on täiesti võimalik, sest nagu see projekt on nii lahtine hetkel. See on seotud ettevõttega, kus ta töötab. Ehk sina ise? Ja mina põhimõtteliselt. Okay. Kõiki pakkumisi hoolega kaaludes ja soodsate võimaluste korral välkkiirelt tegutsedes tagavad sõnnid endale mõnusa olemise. See on väga mina. No sest vaata, kui pakkumised tulevad, sa teed suht kiirelt neid otsuseid. Nii mõnigi neist võib tänu kogemustele senisest vastutus rikkamatest kohustustest rõõmu tunda. Okei. Väga huvitav. Huvitav tõesti. Headest väljavaadetest hoolimata ei tohi sõnn nüüd valvsust kaotada. Väga tähtis on kolleegidega koostööd teha, ent suurepärase meeskonna liikmena näidata ja kaaslaste poolehoidu kindlustada. Ongi vaatan otsa sul. Ei midagi, no tea, no shade.
pingelisi olukordi tuleb ette võrdlemisi sageli ning enesekontroll on nüüd äärmiselt tähtis. Oi, ma loodan, et mul on midagi räigelt pole. probleem enesekontrolliga nagu isiklikes suhetes vahepeal. Tii. Või no põhimõtteliselt ainult perega. Teistega ma nagu kuidagi Muud. suudan. Hooletu suhtumine töökohustustesse või paberimajandusse võib kaasa tuua üsna mitmeid probleeme. See kõlab nagu mina, või just see paberimajandus, ma üldse ei viitsi nagu sellega tegeleda tavaliselt. Nii. Tööd otsivale sõnnile on 2020 aastal varuks üht ja teist. Järjekindlus aitab nii mõnelgi neist meelepärase töökoha leida, ent selleks peavad nad eelnevalt teadma, missugust tööd nad teha sooviksid. Iga uus algus on raske ja eeldab sageli täiendõppele minekut. Kui sõnn kõiki võimalusi maksimaalselt ära kasutab, parandavad nad väljavaateid ja on omadega rohkem rahul. Õnneks sul seda probleemi pole. Vist jah. Ma ei Vist tea. mitte. Ei no ma mõtlen, vaata, et võib-olla tuleb nagu mingeid uusi projekte juurde, Ja, sest ja, mul ja. on nii varieeruv töö. Nagu. Yeah. Raha asjus peaksid sõnnid kokkuhoidlikumad olema. Jah, Victoria. Mulle ei meeldi, mida ma loen siin praegu. 2020. aasta 2020 aasta toob kaasa mitmeid perekondlikke ettevõtmisi ja reisimisega seonduvaid kulutusi. No see ei ole väga üllatav. Kasulik on väljaminekuid kontrolli all hoida. Suuremateks ostudeks võiks juba varakult raha koguma hakata. Helde sõnn kipub oma saavutuste vilju üsna kergel käel kulutama, ent hetke ajal omandatud asjad võivad end mõnikord kurjasti kätte tasuda. Nothing new. Täitsa tõene paistab. Uuel aastal tuleks hoiduda ka ülemäärastest riskidest ja oma raha paigutamisest igasugustesse kahtlastesse ettevõtmistesse, näiteks püramiidskeemid. Oho. Uus aasta ettevaatamatuid ei hellita. Okei. Mõtlesin, et võiks oma investeerimisportfelliga alustada, aga ma ei tea, kas see on õige aeg. Nii. Meeldejäävaid hetki on aga oodata hobide vallas. Nii loomingulised praktilist laadi kui ka vabas õhus ettevõtmised on sõnni muudele toimingutele teretulnud vaheldus. Mul tuli lihtsalt silme ette pilt, kuidas sa hakkad mingid luuleraamatut välja andma või midagi nagu hobid ja loovus ja midagi. Mina mõtlen just mingi värskes õhus maalimine või. No peaaegu sama. Aga ei, nagu luule on läheks ka minu valdkonna alla. 2020. aasta soosib isiklikke suhteid ning sõnnil läheb ühtviisi hästi nii kodus kui ka sõpradega. Ta on õnnelik sõprade saavutuste üle. Äärmiselt kaastundlik ning lähedased oskavad murede korral tema hoolivust ja südamlikkust vääriliselt hinnata. Mõni varem sugulane on sõnni abi eest ülimalt tänulik. Okei. Ka kodused ettevõtmised ei jäta sõnni külmaks ning uuel aastal on selles vallas nii mõndagi meeldejäävat oodata, kaasa arvatud puhkusreisid, spapuhkus ja sünnipäevad. Jällegi mitte midagi uut sinu puhul, ütlen ausalt. Terve minu see aasta. Seltskondlikus plaanis tõotab samuti tulla kiire aasta ja sõnn käib arvukatel üritustel, konverentsid, koolituse, õpitoad, messid ja nii edasi. Uskumatu. Sinu elu lihtsalt. Ma vihkan, kui täpne see sul on lihtsalt. Kui mul on jälle sama ebatäpne, siis ma lihtsalt olen solvunud. Ta naudib seda saginat kogu südamest ja loob mitmeid uusi tutvusi. Hiljuti isikliku elu probleemide küüsis vaevelnud sõnnil algab uue aastaga senisest märksa õnnelikum aeg ning paljud teist armuvad. Tahaks sõnn olla järgmine aasta, noh. Ning, viimane lõik. Sõnnil läheb uuel aastal päris kenasti ning kui ta oma andeid ja sootsaid olukordi ära kasutab ja kõvasti vaeva näeb, võib ta üsna kaugele jõuda. Isiklikus elus on tal põhjust uuest aastast siiralt rõõmu tunda. Tundub helge aasta sinu jaoks. Ma olin see aasta natuke stressis, ega nüüd tõotab tõesti tulla siuke rahulik, nauditav, ja stabiilsem mõnus. selle koha pealt. Aga samas tundub nagu, et tuleb ka mingeid väljakutseid ja asju, aga siiski ma olen elevil. Minu meelest suurepärane prognoos nagu. Ja ma olen nii nagu hästi mõtestatud. Sükast tahaks ise ka, kui nüüd minul on mingi hakkad nõia kunstiga tegelema ja midagi sükast, siis ausõna ma väga solvun.
jah, ma otsin sinu oma, siin on need nii pikad. Kui ta keskendub su jutule, jah. Ei, ma üritasin otsida sinu oma, palun. Nii, aitäh sulle, nii armas. No nii, Skorpioni horoskoop 2020. aastaks. Nüüd see esimene boldiga tekst siin. Skorpionil seisab ees hiilgav aasta, mis võimaldab tal oma saavutusi nautida ja pere keskel veedetud ajast rõõmu tunda. Ei, oh my god, kui see tuleb, siis ma olen nii rõõmus lihtsalt. Juba esimene lause on nii ideaalne. Viimaste aastate jooksul on Skorpion töövallas hindamatuid kogemusi omandanud, ent mitmel alal proovile pannud ja oma tugevaid külge avastanud. Tõsi. Jõupingutused ja usinus tasuvad end nüüd igati ära ja enamikul on ette näidata nii mõnigi saavutus. Ma arvan, et see on äkki see õpilasfirma. Ja ma just seda muuta täiega motivatsioon õpilasfirmaga nüüd. Skorpion on oma võimekusest teadlik ning oskab end oma eesmärkide poole püüeldes maksma panna. Uuel aastal õnnestub see iseäranis hästi. Okei. 2020. aasta alguses peaks Skorpion selgusele jõudma, millises suunas ta edasi liikuda soovib. Osa Skorpione otsustab senisele ametipostile jääda, ent palub enesele varasemast vastutusrikkamaid ülesandeid usaldada. Mõned aga otsustavad hoopis mõnes muus valdkonnas kätt proovida. Oma järgmist sammu hoolega vaagides avastab Skorpion üha uusi võimalusi. Sündmused arenevad tihtipeale tema kasuks ja mõne vanema sõbraga juhuslikult vahetatud mõtted võivad anda talle väärtuslikku informatsiooni. Äkki siin selle podcasti osas võtta? Jaa, ei nagu üleüldse, et see tundub nagu see töövallas hea õnn on lihtsalt suurepärane minu meelest. Nii, samuti võib Skorpion mõnd talle seni vähe huvi pakkunud veebilehte lugedes ideaalse tööpakkumise otsa komistada. Okei, tööasjus naeratab õnn Skorpionile üsna mitmel korral ja kui ta võimalust käest ei lase, on edusammud kiired tulemas. See on mingi see, et scrollid mingi veebilehes mingi, tahaks koostööd teha. Näed mingi Insta-äädi või midagi lihtsalt. Ei, okei, praegu on väga hea prognoos nagu. Nii, jätkame, loodame, et läheb sama hästi edasi. Sama käib ka tööd otsiva Skorpioni kohta. Ma skipin selle osa, sellepärast, et ma ei otsi otseselt tööd, ma käin koolis alles, sorry. Nii, uue aasta tööalased saavutused toovad kaasa ka sissetulekute suurenemise. Rahaasjus liigub kõik paremuse poole, ent sellegi poolest peaks Skorpion oma säästudega hoolikalt ümber käima. Mitmete kohustuste, reisimiste ja eluasemega seonduvate kulutuste juures võivad tema väljaminekud üsnagi suured olla ja neid tuleb eelarvet koostades kindlasti arvesse võtta. Fakt on see, et ma plaanin järgmine aasta reisida rohkem, kui ma olen ükski aasta reisinud, nii et selles mõttes see on väga fair point. Kas sa tahad midagi jagada? No me lähme klassiga aasta alguses suusareisile, meil tuleb keelereis, Himosele lähme suusareisile Soome, siis keelereis tuleb Venemaale, tahan kevadel minna, sellest ma veel ei saa vist rääkida. Nagu mingi perega? Ei, sõpradega. Ja siis sügisel nagu aga Euroopasse? Ja sügisel tahaks perega kuskile, no Türkidegalt tahtsime minna, aga me alles planeerime. Vaata, ma ei taha ära sõnuda sellepärast, et me alles nagu mõtleme. See aasta pidime ka hästi palju reisima, no siin ma olen pole kuskil käinud see aasta, aga nagu pole viga. Siis mõtlesin, et 2 tükki on juba kinnitatud, mis on suhteliselt nagu hea arvestades mind, kes peaaegu üldse ei reisi. Nii et okei, neid peaks kindlasti arvesse võtma. Isiklikus elus laabub kõik samuti hästi. Skorpion naudib koos oma partneriga, kass, ühiseid ettevõtmisi ja väljasõite. Uus aasta on täis õnne, naeru, ilusaid hetki. Lapsevanematest Skorpionid jälgivad uhkusega oma võsukest arengut, mida oma kassiga. Koduses plaanis tõotab aasta igati meeldejäävaks kujuneda. Okei, seda on väga suur rõõm kuulda. Nii, viimased lõigud. Okei. Kõigist õnnestumistest hoolimata võib Skorpion enda aeg-ajalt pisut väsinuna tunda, mina praegu. Eriti, kui ta ei saa piisavalt magada, mina praegu, või peab suure töökoormusega rinda pistma. Sina praegu. Hetkel. Niisugusel puhkudel on elukaaslase ja heade sõprade abi suureks toeks. Noh, siiski heade sõprade abi, vaid minu puhul. Sina jah, Viki. Kiiretel ja pingelistel aegadel tuleb sellest lihtsalt juttu teha. See on tegelikult fair point nagu, ausõna. Ka seltskondlikus plaanis on Skorpionil põhjust rõõmustada. Lähedased sõbrad on talle kõigist tema ettevõtmistest toeks ja nende abist on talle palju kasu. Lisaks sõprade seltsis viibimisele osaleb Skorpion ka mitmetel toredatel üritustel ning sõlmib nii mõnegi olulise sõprussideme. Näe, vallaliste elus võib keegi hea sõber ootamatult lähedaseks saada. Või mõni juhuslik kohtumine romantiliseks suhteks arene. Jään huviga ootama ja samamoodi ikka podcasti kuulajad. Seda ma ju oodan praegu, et mingi hea sõber ei lõpetage ära siuksed keerulised olukorrad. Või ootamatu. Kohtumine, kes teab, olge kursis. Nii, üldises plaanis on Skorpionil põhjust uue aastaga igati rahule jääda. Kui ta kõigist võimalustest kinni haarab, teeb ta märkimisväärseid edusamme ning naudib ka eraelus kauneid hetki. Meil on nii sarnased tegelikult. Nagu siin lauseehitus on ülisarnane see, et minu arust ma olen suht kindel, et kokkuvõte on nagu kõigil suht sama, et see
sa ei hakka ütlema, tuleb halb aasta ju. Ei, selles mõttes jaa, aga ma mõtlen, et ju siin mingid väiksed erinevused on, aga ta on ülesehitus on hästi sarnane siin omaga. Aga selles mõttes ta ongi ju kategooriate kaupa või? Jaa, ei, selles mõttes küll jah. Tuleb hea aasta, mul on tunne, Victoria. Mul on täiega motivatsioonipuhang praegu, mis sest, et ma mingi surmväsinud olen, aga ikkagi. Väga hea, nii et sa viitsid muga see nädal nüüd aktiivselt neid episoode ette salvestada. Me salvestame järgmine nädal nagu mingi 3 episoodi vist ette või 2 tükki täna ja siis veel 3. Ma ei tea, kas me jõuame. Meil on ju tööalane edu nüüd garanteeritud, Victoria, 100% jõuame. Minul ei olnud motivatsiooni vaja, sinul oli. Okei, selge. Mul mina nüüd olen on võime piisavalt jätkata. kohusetundlik selleks. Suurepärane. Ma arvan, et siin koha peal on hea asjad või kokku tõmmata. Ja, täpselt nii. Ja lõpetada, see on hea motiveeritud nagu toon meil siin lõpus. Ja tuletan meelde, et kõik lehed, kus me lugesime, on siis lingitud podcasti kirjeldused. Nüüd saate kõik enda kohta minna uurima või need, kes ise ongi tähtkujult, kas sõnn või skorpion. Te juba kuulsite kõik oma kokkuvõtted ja ennustused asjad ära. Teile eriti mugav. Aga kindlasti ootame teie tagasisidet, et kuidas teile selline formaat meeldis või nagu mõte valdkond või teema, et juhul, kui see podcast on veel elus aasta pärast, siis võime uuesti teha. Eks ole. Ja ma ei tea, sa tavaliselt soovid siin motiveeritud nädalat. Oota, ei, aga mitmendal sa läheb üles? 29 või? Siis me saame juba ette ära ilusat uut aastat soovida, sest me järgmine kord me näeme uuel aastal juba. Nagu no tehniliselt nendega. Meie ei näe, aga kuulajad jah. Tehniliselt me näeme nagu mingi ülehomme, aga kuulajad. Aga meil on vaja enne veel outro teha. Ja. Seega ärge unustage meid podcasti platvormidel jälgida, panna follow, siis YouTube'is näete visuaaliga meie ägedaid emotsioone, soenguid, riietusi, meiki. Imelist outfiti, imelist soengut ja meeletult kaunist meiki. Tegelikult kõige ilusam on meie kogu see taust ja setup ja need mikrofonid, et pigem nagu tehnilise poole peal. Ja, täpselt. Meil on ikkagi 3 kaameraga, see on väga professionaalne. Eks ole. Ja YouTube'is ka pange siis subscribe, like ja Instagramis ärge unustage checkata @kirsichili ning palun kasutame võimalust ja ütle meile nüüd, et näeme teiega järgmisel aastal. Tahad koos öelda või? 3, 2, 1. Näeme teiega järgmisel aastal. Tšau! Ma mõtlesin, et äkki ütleks veel edu või midagi ka. No, sa ütles edu. Ma soovin teile veel saavutusi, õnne, armastust, rõõmu, helgeid hetki. Tšau, paka!